Elu on täis suuri üleminekuid, eks ole. Sünd, täiskasvanuks saamine, partnerlus, surm. Aga kuidas me neid pöördepunkte tänapäeval tegelikult tähistame, nii et neil ka sügavam mõte oleks? Uurimegi nüüd ühte iidsetel teadmistel põhinevat rada, mis pakub just selleks ühe selge ja toetava teekonna. Mõelge korraks päriselt. Jah, meil on sünnipäevad ja pulmad, aga mis on need teadlikud hetked, mis aitavad meil ühes eluetapis teise liikuda? Liiga tihti on need üleminekud ju kuidagi segased, ilma toetuseta ja täis ärevust. Meid jäetakse justkui oma päelahendusi otsima. Ja täpselt siin tulebki mängus selline iidne kontseptsioon nagu siirderiitus. See pole, teate, lihtsalt üks pidu. Ei, see on teadlik protsess, mis annab tähenduse ja raamistiku kogu meie eluteekonnale ja seda me hakkamegi nüüd lähemalt vaatama. Okei, lähme asja juurde. Meie teejuhiks sellel rajal on üks organisatsioon, mis on võtnud oma südame asjaks tuua need iidsed praktikad kaasaegsesse maailma. Nende missioon on tegelikult lihtne, aga samas tohutult sügav. Jagada vastutustundlikult iidset tarkust, mis aitab meil kasvada, leida sisemist rahu ja, luua paremat maailma. See on teekond, mis annab sulle tööriistad ja toe, aga mille pead igaüks siiski ise ära käima. Ja see pole mingi kuiv teooria. Kuulake, mida üks osaleja Eev ütleb. See kogemus on sügavalt puudutav. See on miski, mis äratab aukkartust ja samal ajal kutsub sind avastama. See näitabki, kui võimas selline teekond tegelikult olla võib. Alustame sealt, kus kõik algab. Uue elu loomisest. Aga oodake, siin ei räägi me ainult bioloogiast. See teekond algab ammu enne eostamist täiesti teadliku ettevalmistusega. Teate, mis siin on eriti huvitav? Fookus on vundamendil. Tänapäeval laps tihtipeale, lihtsalt juhtub. Aga see pakub võimalust luua teadlikult harmooniline keskkond. See pole lihtsalt planeerimine. See on kavatsus, mis mõjutab lapse arengut juba enne tema sündi. Vaadake, kui struktureeritud see lähenemine on. Iga samm on omaette tseremoonia, mis aitab paaril selgust saada, oma suhet puhastada ja luua lapse hingele teadlikult kutsuva ruumi. Nii et jah, kogu mõte on selles, et luua see tugev ja puhas side juba enne, kui uus elu üldse füüsiliselt alguse saab. Liigume nüüd edasi. Laps on sündinud ja algab pikk teekond täiskasvanuks saamiseni. Ka siin pakuvad siirderiitused selge teekaarti, midagi, mis tänapäeva ühiskonnas tihtipeale puudub, jättes noored üksi navigeerima segaste sotsiaalsete ootuste ja digitaalse surve keskele. See ajajoon näitab nii hästi, kuidas iga eluetapp on kaetud. Pole olemas mingit rasket iga ilma toetuseta. Alates esimesest hingetombest kuni oma vaimse nime vastuvõtmiseni, igal sammul on tseremooniad, mis annavad noorele inimesele tööriistad, enesekindluse ja vastutustunde. See pakub sügavat sisemist enesekindlustust, selle asemel, et sundida teda otsima ohtlikku välist heakskiitu. Ma tahan eraldi esile tõsta just seda visiooni otsingut. See on hetk, kus noor läheb loodusesse, et leida iseennast. See pole lihtsalt juhiloa saamine või kooli lõpetamine, need on välised märgid. See on sügav sisemine protsess, mis õpetab sulle toime tulema hirmuga ja võtma vastutuse oma elu eest. See on see päris täiskasvanuks saamine. Ja muidugi, järgmine suur peatükk elus, partnerlus. See teekond läheneb sellele väga terviklikult. See ei käsitle ainult suhtepüha algust, vaid ka selle teadlikku ja austavat lõpetamist. Ja see võrdlus siin, see räägib enda eest. Sama pühendumusega, millega kaks hinge ühendatakse, aitatakse neil ka väärikalt eralduda. Vastupidiselt tänapäeva varusatele lahkuminekutele ei ole see teki rebimise tseremoonia mingi läbikukkumise märk. See on teadlik protsess, mis puhastab valu ja laseb mõlemal poolel puhtalt lehelt edasi minna. Ja nüüd jõuame elu viimase suure siirderiituseni. Surm ja lein on teemad, mis tekitavad meis tihti hirmu ja teadmatust. Need rituaalid aga pakuvad struktuuri ja lohutust nii lahkujale endale kui ka neile, kes maha jäävad. Vaadake seda tabelit. Mida me näeme? Seda, et leinaprotsessis ei jääda sind korraga üksi. Meie ühiskond korraldab matused, aga jätab leina ja seejärel tihti oma pead. Siin aga on igaks etapiks oma rituaal, alates hinge aitamisest teisele poole kuni leinatsükli teadliku lõpetamiseni aasta hiljem, mis aitab inimesel päriselt ellu tagasi tulla. Nüüd, kui oleme kogu selle eluringi läbinud, seome otsad kokku. Mis on selle kõige laiem eesmärk? Ja see mõte siin, see võtab minu arust kõik ideaalsed kokku. Kõik need riitused, kogu see teekond ei ole selleks, et meid muuta kellekski teiseks. Hoopis vastupidi. See aitab meil maha koorida kõik need kihid, mis varjavad meie tõelist olemust.
Mis on siis see kõige olulisem, mida me siit kaasa võtame? See, et tegemist on tervikliku süsteemiga, peaaegu et elamise kunstiga. See on teekaart, mis aitab sul navigeerida läbi elu keerdkäikude teadlikult ja tähendusrikkalt, tundes alati kogukonna tuge. Ja ma jätangi teid selle küsimusega. Mõelge, millistes oma elu üleminekutes te tunnete puudust teadlikust tähistamisest, millised rituaalid aitaksid teil, teie lähedastel või meie ühiskonnal laiemalt leida rohkem selgust, tasakaalu ja ühendust. Vastus võibki peituda just sellistes iidsates tarkustes,